Tere õhtust! Meie tänane saade toimub geograafiliselt peamiselt Hiinas ja Indias. Nendes riikides elab ühtekokku üle veerandi praegusest inimkonnast. Nii Hiinas kui Indias leidub hulgaliselt tõendeid ka selle kohta, et läbi aastatuhandete on seal usinasti tegutsenud mitmesugused maavälised tsivilisatsioonid. Eriti põnev on aga see, et üks kunagistest lennumasinatest, mida on kirjanduses kajastatud nime all Vimana, leiti üles möödunud aastal kusagil seal Afganistani mägismaal. Väidetavalt on selle iidse ruumilaevaga käinud tutvumas ka mõned maailmas hästi tuntud tipp-poliitikud. Taevast tulnud Hiina keisrid. Haamer vanusega 100 miljonit aastat. Georgi kosmoseuudis iidsetest tuumasõdadest. India professori Vimana uurimus. Afganistanist leitud iidne ruumilaev. Muistsed Hiina keisrid pidasid ennast päikesepoegade järglasteks. Üks legend jutustab, et 26. sajandil enne Kristust, seega siis rohkem kui 4600 aastat tagasi, valitsenud seal Huang Ti. Huang Ti olevat tulnud lõvi tähtkuju tähtreguluse süsteemist. Ta õpetanud inimestele maaharimist, kaardistamist ja ka nõeltega ravimist. Huang Ti ja tema kaaslased olevat kasutanud mitmesuguseid lennumasinaid. No üks suuremaid tegijaid meie planeedil on juba mõnda aega Hiina rahvavabariik. Hiina on tõusnud juhtivate kosmoseriikide esiritta ja neil on väga ambitsioonikad plaanid seoses Kuuga, ka Marsiga. Möödunud aastasse jääb see päev, kui hakkas tööle maailma suurim raadioteleskoop Hiinas ja mitmesuguseid näiteid sellest valdkonnast võiks tuua veel. Missugune on Hiina käsitlus või Hiina suhtumine ufodesse, tundmatutesse lendavatesse objektidesse? Kuivõrd see teema üldse Hiinas on päevakorral? Hiinale spetsiifilisel moel. Hiina oli ju Nõukogude Liidu kaaslane või paariline ideoloogiliselt mingi periood, kuid kaasaegne Hiina suhtub maavälisesse tsivilisatsiooni eksistentsi seti uuringutesse, otsingutesse äärmise tõsidusega, ega seda teleskoopi muidu ei ehitataks. Teiseks, Hiinas on üles kasvatatud terve taikonautide või Hiina kosmonautide või astronautide põlvkond, et mehitatud kosmoselennud erinevad Jaapanist, kui Jaapan on teinud teatavaks, et Kuu ja Marsi uuringud saavad olema neil automaatjaamadega ja robotitega, siis Hiina teeb ja sooritab mehitatud lende ja Hiinas on väga palju tõsiselt võetavaid UFO-vaatusi olnud ja sellesse materjali suhtutakse hoopis teistmoodi kui lääne tsivilisatsioonis. Läänes põhiline oli salastatus, et selle kaane taga saab siis rahulikult tippjuhtkond ajada oma asju. Nüüd ta on ujunud selliseks juba suhteliselt kättesaadavaks avalikkuse ees uuritavaks, toimetatavaks valdkonnaks. Aga Hiina on seda vaikselt toonud niiviisi välja, et seda vältida seda konflikti, Nende jaoks on ta tõsiselt võetav olnud juba pikka aega. No huvitav on ju meenutada ka seda, et maailma suurim raadioteleskoop, mis möödunud aasta sügisel alustas tegevust, on midagi niisugust, mille kohta siis Hiina juhtivad tegelased on öelnud, et üheks selle teleskoobi ehitamise põhjuseks või eesmärgiks ongi olnud selgitada välja võimalikud kontaktid, arendada võimalikke kontakte maaväliste tsivilisatsioonidega.
Jah, Hiina ei pea seda lääne inimese sellist ideoloogilist, poliitilist ajupesu kaasa tegema. Nemad pesevad oma rahvast ja nii nagu neile meeldib, eks ole. Ja sellepärast nad ei pea neid selliseid pseudoargumente kogu aeg kasutama, mida lääne kultuur on kasutanud. Et meil on peidetud konflikt, eks ole, nüüd teaduse, religiooni ja siis avalikkuse. Hiina on sellest mööda läinud. Ega nad muidu ei ole näiteks armeega kaitsnud selle piirkonna, kus on nüüd kümned ja kümned fantastilised püramiidid ju avastatud. Ja Hiina on jätnud selle monopoli enda teadusele, Hiina teaduse jaoks, nad töötavad selle kallal. Nad lasevad ainult piiratud lääne esindajaid sinna juurde. See on armee kontrolli all ja neid uuringuid tehakse. Neil on väga palju artefakte, väljakaevamisi, väga huvitavaid leide Hiina territooriumat ja lähialadelt, ma mõtlen ka Mongoolia ja Gobi kõrbetest juba varasemast ajast. Selle materjaliga on tööd tehtud, nii et Hiina võtab asja äärmise tõsidusega ja ta ei pea ei aru andma ega häbenema lääne sellise mudeli või kontseptsiooni ees. Paari minuti pärast jätkame saadet mehega, kelle nimi on tuttav paljudele, keda huvitavad parapsühholoogia ja psühhiaatria, karma ja taassünd, maaväliste tsivilisatsioonide külaskäigud maakerale. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetas Ilmar Soomere kiitusega aastal 1966. Ta on lõpetanud ka Tallinna laste muusikakooli viiuli erialal. Ilmar Soomere on töötanud pikemat aega Jämejala psühhiaatriahaiglas psühhiaatrina ja seksuoloogina. Ligemale 15 aastat on ta olnud noorsõdurite vastuvõtukomisjoni liige. Käesoleval ajal on Ilmar Soomerel ambulatoorne vastuvõtt Tallinnas Nõmme tervisekliinikus. Ilmar Soomere on olnud ka väga viljakas kirjamees. Ligemale 40 aasta jooksul on tal ilmunud üle 15 raamatu. Peagi lisandub neile veel vähemalt 3 teost. Aga te olete kirjutanud väga huvitavalt ka UFO-kontaktidest ja usust. Ma suure huviga lugesin ühte teie 90. aastal vist ilmunud raamatut. Ja tuleb tunnistada, et seda kirjandust uurides me saame niisuguse pildi endale silme ette, et tegelikult kogu inimkonna vähemalt kirja pandud ajaloo jooksul on meid saatnud kontaktid maaväliste tsivilisatsioonidega, et nad on siin kogu aeg toimetanud, ilmselt ka paralleelselt inimühiskonnaga kogu aeg maakeral elanud ja nii edasi ja nii edasi. Teil on ka ilmunud uus raamat, mille pealkiri on Pale kontakt ja mis käsitleb või jätkab seda sama teemat ja kas me võiksime täna defineerida või öelda ligikaudu nii, et maaväliste tsivilisatsioonide külaskäigud maakerale, nende toimetamine siin on fakt, mille üle ei ole põhjust enam üldse vaielda või seda kahtluse alla seada? Jah, selle kohta on väga mitmeid tunnistusi. Selles raamatus ma toon üks lühikese kokkuvõtte, mis selle kohta on uuritud. Ja need on siis järgmised, tähendab kõigepealt on sellised megaliitehitused, millega ei saaks hakkama isegi tänapäeva tehnika, aga fakt on see, kõik võivad neid oma silmaga näha, need on olemas. Siis on kirjalikud andmed nende kohta. Vanades, ütleme, sumeri tekstides, india tekstides, kõikides kõrgkultuurides on need olemas. Viited siis kontaktidele maaväliste olenditega. Ja ka muid asjad, sellised artefaktid, mis näitavad, et on kõrgtsivilisatsioon olnud juba varem ja teine asi, ma näitaksin selle Londoni artefakti. Ja see muidugi väärib eriliselt tähelepanu. Siin sellel fotol või fotost tehtud koopial on näha haamer. Üsna meile tuntud välimusega haamer, aga kaugeltki mitte tavaline haamer. Jah, tähendab, see on leitud Texas osarist Ameerikas Londoni linna lähedalt
ja see haamer leiti kivisöemassiivi seest, mille vanus on 100 miljonit aastat. 100 miljonit aastat kivisöemassiivi sees. Ja seda haamrit uuris 2 kõrgetasemelist laborit, kuna ka kirvevars oli kivistunud juba ja haamri enda keemiline koostis oli selline, sisaldas nii palju fosforit, et see haamer ei roosteta üldse mitte. Nii et üks niisugune, aga kui keegi... Millest see kõneleb? No see kõneleb sellest, et selle ajal kasutati juba haamrit. 100 miljonit aastat tagasi. Ja et maakeral, ütleme, sellel ajal oli mingisugused tsivilisatsioonid, võib vaadata ka neid, ütleme, Saksa Hohmanni. Need on hiiglaslikud kiviplokid, mis asuvad siis kus kohas? On Kesk-Ameerika. Kesk-Ameerika ja dateeritud on umbes missugusel ajal on nad tekkinud? No täpselt seda ei oska öelda. Ma arvan, et kuskil 4000 aastat tagasi. Need kiviplokid olevat isegi maavärinate kindlalt paika pandud. Ja kaal kuni 360 tonni, toodud 40 kilomeetrit üle mägede orgude. Nii, ühe ploki kaal kuni 360 tonni. Ja siin on teine, see on siis see Baalbeki rõdu Liibanonis. Plokid on müüri pandud, kaaluks 800 tonni tükk. Ja 5 kilomeetrit eemal on kiviurd. Et kuidas siis kraanadega seda paika panna. Ja siin on siis dinosauruse ja inimese jalajälg on ühes kivistises koos. Mis viitab sellele, et dinosauruste ajal olid maakeral ka inimesed olemas. Ja need jalajäljed on tihti ka väga suured. Dinosaurused lahkusid siit planeedilt kuskil 60 miljonit aastat tagasi väidetavalt, aga see tähendab siis seda, et 140 miljonit. Et selle pildi vanus võib olla 140 miljonit aastat, mis pöörab jällegi pea peale kogu traditsioonilise niisuguse ajalookäsitluse kõige laiemas mõttes. Tänaseni on säilinud hulgaliselt vanas Indias koostatud käsikirju, milles kajastatakse kunagi taevast saabunud jumalaid ja nende lennumasinaid. India muistses eeposes Mahabharata on juttu ka aatomirelvast ja tuumasõjast. Iidsetest tuumasõdadest kõneleb ka Georgi tänane kosmoseuudis. Tiibeti vanades ürikutes kirjeldatakse metallist ruumilaeval tulnukate maandumist ja nende vahelisi sõdu rakettrelvade ja tuumapommidega. Seoses ühe ehitusprojektiga uuriti aastal 1992 loodi Indias asuvat ala, kus millegi pärast haigestuti sageli vähki ja sündisid puuetega lapsed. Väljakaevamistel tulid välja sööstunud hoonete jäänused. Tehti kindlaks, et kunagisi hooneid iseloomustab ka kõrge radioaktiivsuse tase. Kuidas seda seletada? Hukkunud linna lähedal asunud iidse templi varemetest leitud tekstides on kirjas inimeste palved, et neid ei tabaks suur valgus, mis hävitas naaberlinna. Iidsetele tuumasõdadele vihjab ka Lõuna-Aafrikas 1970. aastatel avatud uus uraanikaevandus. Uraani rikastamisega tegelevad spetsialistid märkasid, et sealne uraanimaak näeb välja nagu kaasaegsete aatomireaktorite jäätmed. Kunagistele tuumasõdadele viitavad ka klaasistunud liivad Egiptuses Saadi platoo lähistel. Klaasistunud liiva on leitud ka Liibüas ligemale 7000 ruutkilomeetri suurusel alal kõrbes. Teame, et liiva klaasistumiseks on vaja vähemalt 1700 kraadist temperatuuri, mis võis põhjustada kõrbeliiva klaasistumise aastatuhandeid tagasi. Asjasse tõi mõningas selgust 1945. aastal alanud aatomirelvade katsetused. 16. juulil 1945 New Mexicos toime pandud tuumarelva plahvatus muutis selles piirkonnas suures osas kõrbeliiva rohekaks klaasiks. Sellega seoses tulid paljudele meelde ka piiblist tuntud lood Soodoma, Gomorra ja teiste linnade hävimisest praktiliselt ühe hetkega. Aegade jooksul on
Indias kogunenud üsna palju märke selle kohta, et seda maakera piirkonda on korduvalt pika aja jooksul külastanud väga erineva välimuse kujuga maaväliste tsivilisatsioonide esindajate lennumasinad ja nende koondnimetuseks on siis Vimana. Mis keeles see Vimana on kirja pandud? Kust see termin pärit on? Ta on sanskriti keelest. See on niisugune, meie mõistes on ta siis UFO või lendobjekt. Ja ruumilaev. Seda on uurinud siis üks sanskriti keele professor, Kanjilal on ta nimi. Kui on kellelgi huvi, võib arvutist vaadata, märksõna Kanjilal, Vimanad. Ja ta võttis ette 100 sellise käsikirja, vanaaegse käsikirja uuringu ja nende põhjal siit on ka näha selle raamatu pealkiri, autori nimi ka ja siis televaataja saab võib-olla paremini pihta, kellega tegemist on. Ja, mina Rahvusraamatukogu kaudu tellisin selle raamatu välja, tõlksin ära. Mis aastal see on ilmunud? Oli 1984 või 5. No ikka üks suhteliselt uus raamat. Ja. No võt. Ja nende kirjelduste põhjal siis tehnikud tegid joonised ja need oli väga erinevad, mis tüüpi nad olid. On ka nende tehnilised andmed, kuidas oli juhtimissüsteem, energiasüsteem, liikumiskiirused ja nii nimetatud jumalad kasutasid siis neid seal, võtsid peale mitukümmend inimest ja käisid siis vaatamas ka näiteks lahingute kulgu. Ja see komme nendel ufodel või vimanatel on siiamaani. Näiteks Stalingradi lahingut jälgiti, nagu Eestis oli siis Tehumardi lahingut ja nii edasi. Ja üks on, inglased on uurinud ka, et neid võib käsitleda isegi nagu endana. Et kui tuleb massiliselt ufosid teatud piirkonda, siis varsti seal midagi väga suurt juhtub. Nii et neil on nagu infot selle kohta, mis siis kuskil on tulemas ja saabuvad ka ise kohale, et vaadata, mis siis tegelikult toimub. Skeptikud ütlevad, et see on nagu tõlgendamise küsimus, et on leitud igasuguseid kujukesi ja mida iganes ammustest aegadest, aga sõltuvalt nüüd, kuidas kellegi fantaasia töötab, nii siis nähakse seal küll ufot ja astronauti või ma ei tea keda. Mida te skeptikule ütleksite nende uuringute põhjal, mida nüüd Indias on tehtud ja mujal maailmas? Neid tõestus oleks mitut laadi. Kõigepealt on see, et need kirjeldustes on ka selliseid fakte, mida selle aegne, ütleme, teadus üldse ei olnud võimeline teadma. Ütleme, astronoomilised faktid. Siis on kirjeldusi Indiast, on geneetilised faktid, milline jõuti alles siin läänemaailmas, kuskil paarkümmend aastat tagasi. Geneetilised faktid. Siis ütleme näiteks India numbrisüsteemid ulatuvad kuni 10 astmes 50 nimeliselt. Tähendab, milleks oli mingisugusel kiviaja inimesel vaja selliseid suuri arve täpselt teada. Nii et kirjalikud asjad on. Ja siis muidugi need megaliitehitused ja kui nüüd tänapäeval võtta, siis on lihtsalt objektiivselt, tähendab, on ju videokaadrid filmitud, uuritud on näiteks ufode maandumiskohti, taimede ütleme, struktuur muutub, nad hakkavad seal vohama ja nende aminohapped on hoopis teistsugused ja kiirgus on seal võimalik, on juba muutunud. Nii et selliseid objektiivseid näiteid on küll ja küll. Kas sellest võib teha järelduse, et maaväliste tsivilisatsioonide kohalolu maakeral läbi pika ajaperioodi on tõestatud, see on fakt? Jah. Nii see on? Jah. Nüüd hakkab kätte jõudma meie tänase saate võib-olla kõige põnevam osa. Räägime maakeral kunagi elanud ja väidetavalt tänaseni elavatest hiiglastest ja ruumilaevast, mida olevat käinud vaatamas ka maailmas hästi tuntud tipp-poliitikud. Tere, Igor! Aitäh stuudiosse tulemast. Ja meie tänase saate üheks põhiteemaks on Vimanad Indias kunagi toimetanud
maaväliste tsivilisatsioonide esindajate ruumilaevad või kosmoselaevad, ma ei tea, kuidas on õigem öelda, väidetavalt on tänaseks päevaks selgunud, et nad on tõepoolest olemas ja üks viimane on ka praktiliselt üles leitud. Võiks suhtuda natuke tuimemalt, et polegi väga skandaalselt, nii nagu kogu ufoloogia on, et see kellelegi ta on väga ammu teada, siis osadele on vahepeal teada ja nüüd siis viimaste sündmuste valguses, et kõigepealt niiviisi, et viimanad on Vana-India allikates kirjeldatud ruumilaevad, mis liikusid niinimetatud vrill-energia peal. Ja kui me vaatame vrill-energiat, siis seda jahtisid juba enne teist maailmasõda Ahnenerbe või natside siis SS Tuule eriüksused aeti tagasi just viimanaid. Oli terve ühing, mis kandis vrilli nime. Mis asi see vrill on siis? Vrill on mingi energia, mis on meil kas teada või alles avastamisel. No väidetavalt on see kuidagi seotud elavhõbedaga. No elavhõbe on üks niisugused signaale ja India allikates on ka viited elavhõbe aurudele ja siis punane elavhõbe ja kõik. No need on krimi ja seiklusliin, et elu varsti näitab. Aga nüüd, kui minna artefaktide või tunnistuste peale, siis tähelepanu väärib nimelt see, et too periood, kus mõistatuslikud lennuvahendid nii Indias kui ka Süürias ja Sumeris, Egiptuses ja Lõuna-Ameerika indiaanlaste juures, et sellel ajal viibisid maa peal ka, millele viitab nüüd Vanatestament, suurt kasvu olendid ehk nefilimid. Ja võt nüüd nefilimide jaht on praegu üks kuumemaid üritusi maailmas. Et sellega tegelevad spetsiaalselt sellised arheoloogide ja eriti noore põlvkonna uurijad. Seal on juudi huvi, on mõnes mõttes liidetud seepärast, et see on ikkagi juutluse allikates kirjeldatud ja ta on seotud nüüd meie teadmatuse ja tolle aja teadmiste ja sündmuste nii-öelda kokkupuute kohaga. Et nimelt sündmused enne viimast jääaega ja siis jääaja järgsed tsivilisatsioonid ja siis meie, et meie ees on praegu niisugune tõkend ja seoses näiteks ka viimanatega, et 1,5 aastat tagasi Ameerika Ühendriikide sõjaväelased leidsid Afganistanis sellised kalju moodustised, kust saadi kätte siis luustikud, mis on ebanormaalselt suured. No kui suured? No need on 10, 12 ja 15 meetrit on need komponendid. No annab ikka Kalevipojad. Üles näkku vaadata. Ja, Kalevipojad. Et siin väike vihje või niisugune naljaga pooleks, et Taara ja võimalikud seosed soome-ugri ja Aaria allikate vahel ja siis meie legendid vanast Kalevist, Kalevipojast ja siis muudest suurtest tegijatest Skandinaavia või Põhjala mütoloogias. Aga nüüd selle juurde, et vähe sellest ka on andmeid selle kohta, et nefilime on leitud ka elavatena, mis on muidugi igale normaalsele inimesele ikka üle jõu ja üle mõistuse käiv. Ja see materjal ringleb siis Ameerika sõjaväeluure ja selles valdkonnas, kus nefilimide nii-öelda tabamine ja nad ründasid siis ka sõjaväelasi, nende hulgas on ohvreid, eks ole, et see on nagu moodne müüt, et sellesse tuleb suhtuda niiviisi, et Volke ei mõtle niisugust asja välja, vaid ta vahendab praegu allikaid, kus kirjeldatakse, et Ameerika merejalaväelased puutusid kokku siis gigantidega, nefilimidega. Kus maakera piirkonnas? Afganistanis. Afganistanis ikka, jah. Jah, et jaht Afganistani, Iraagi, Iraani territoorium, kui me mõtleme, siis see on ju jõgede vaheline piirkond, Sumeri ja meie teada nii-öelda ürgse eelegiptliku tsivilisatsiooni ju piirkond, eks ole, kus need nii tahvlid kui graveeringud kui mitmed kaljujoonised viitavad ju mõistatuslikele lennuvahenditele, mille nimetust me seal piirkonnas ei tea. Ja nüüd nefilimi teema lõpetuseks, et see olend lõpuks siis nii-öelda tapeti ära ja toimetati siis Ameerika Ühendriikide lennuväebaasi, sealt edasi siis Ühendriikidesse. Need inimesed, kes sellega kokku puutusid, on kõik briifitud ja hoitakse nii-öelda tsiviilajakirjanduse eest nagu natukene eemal. Ja teine asi on see, et sellest samast piirkonnast umbes 50 miili kauguselt
avastati siis eelmise aasta algul kalju, lõhestik või koobastik, kust saadi kätte siis nii-öelda küllaltki hästi säilinud tundmatu lennuvahend, et niinimetatud vimana. Ja vot selle vimana ümber käib niisugune tants, seda informeeriti Putinit seal kohal oma nii-öelda töönädala katkestas ka Angela Merkel, Sarkozy käis seal kohal, et selle maailma vägevad lendasid sinna kohale midagi niivõrd põnevat, kui Antarktise praeguseid nii-öelda lende seletatakse sellega, et maailma tipud seal nii-öelda Vatikani ja õigeusu suurriikide Kerry, ma mõtlen kuningakojast prints Harry raha on ja seiklusvalmidus ka, et käiakse seal, väidetakse, et nad käivad globaalsoojenemist vaatamas, aga seal ilmselt vaadeldakse ka midagi niisugust, mis on seotud kindlasti ka vimana või Nefilimi kategooriaga, aga sellest kunagi hiljem. Nii et viimanad kui sellised on nagu käega katsuda ja nüüd ma viitan ka sellele, et paljud, kes on ajaloohuvilised, teavad, et natsidel õnnestus saada kätte mingeid artefakte nii Indiast, Nepaalist, Mongooliast ja nad konstrueerisid nii-öelda projekti Tiklokke, sellise kellukest või päris vimanat meenutava masina. Miks ma nimetasin seda mitte niivõrd kosmosejaama laevaks, vaid ruumilaevaks või ajamasinaks, sest et teadupärast siis sooritati eksperimente, mis on kaasaegse nii-öelda kvantfüüsika ja teoreetilise füüsika nagu piiri peal, et üritati inimest teleporteerida, transformeerida, suunata ajas ja ruumis. Nii et enne teist maailmasõda vana aja nagu jälgedes ollakse praegu jõutud nende lahendusteni ja siin ka Ilmari või kes tahes teise jutus ilmneb ikkagi see, et militaarne huvi ja osalus on niivõrd suur, sest see, kes selle tehnoloogia siis nii-öelda kätte saab rakenduslikult, eks ole, või teostuslikult, sellel on tohutu nagu eesõigus. Edumaa, aga nüüd Antoškinit jälle meenutades, et kuna on see ilmne, et meid jälgitakse, siis vaadatakse ka, kui ettevaatlikult me selle materjaliga ümber käime. Et neid eksperimente ilmselt seiratakse. Lõpetuseks mõni sõna tänase saate kokkuvõtteks. Leidub hulgaliselt usaldusväärseid tõendeid kunagiste tuumasõdade toimumisest. Paljudes Vana-India käsikirjades sageli kajastatud iidse ruumilaema vimana on nüüd keegi üles teinud ka kusagil seal Afganistani mägismaal. Käimas on tõeline jaht kunagi maakeral elanud hiiglaste luukeredele meie planeedi kõige erinevamates piirkondades. Vähemalt 100 miljoni aasta vanune haamer ja mitmesugused muud sedasorti tõsiasjad panevad vaatama maakeral toimetanud maavälistele tsivilisatsioonidele ja siin tekkinud tsivilisatsioonidele hoopis avarama pilguga. Tänan teid kõiki kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kohtume juba 2 nädala pärast. Kõike head.